Robotexi podcast. Siis vajutan siia, aga... Ei, see on jah, võid vajutada, võid mitte. Või mis mõttes salvestab siis siia? Ei, juba salvestab. Tere kõigile, eetris on siis järjekordne Robotexi podcast ja täna on meil külas Rauno Gordon. Ja ma tean, et see on kuidagi võib-olla liiga kummaline alustada, aga siin vist võin varemgi nimetatud kosmoseinimeseks ja see kõlab võib-olla selliselt liiga üldistavalt ka, sest võib-olla me kõik oleme mõnes mõttes kosmoseinimesed, aga mida see täpselt sinu puhul võiks tähendada, et kuidas sa oled siis kosmosega seotud või mis sa oled seoses kosmosega oma elus teinud? No võib-olla see tuleb sealt poolt, et viimasel ajal on olnud palju selliseid esinemisi, kas on ka kutsutud televisiooni kommenteerima mingit kosmoseteemat, et seetõttu ta on nagu selline see väljanäitamine või tähelepanu on olnud sellel kosmoseteemal. Et mul on olnud üldse väga hea meel, suur au, et ma sain nüüd kuskil 6 aastat tagasi sain osa meie Tehnikaülikooli kosmoseprogrammist, ehitati satelliite. Et see on mind kõige rohkem toonud selle kosmose juurde. Aga eks selline huvi ja sellesuunalised väiksed tegevused ja hobitegevused on ka varem ette valmistanud seda. Aga sellest on nüüd mõnda aega juba möödas. Et kuidas siis täpselt, võib-olla siin kõik asjatundlikumad teavad täpselt, mis on satelliit ja kuidas ikkagi, mis seos tal selle kosmosega täpselt on ja kuhu teda siis nagu saadetakse, aga võib-olla natukene ka rääkida sellest projektist natuke lähemalt, kas see praeguseks on veel käimas, kas see on lõppenud või mis siis täpselt toimus? See Tehnikaülikoolis satelliidiprojekt või programm algas 2014 ja see oli siis, kui väga suure tuntuse oli saavutanud S-Cube. Et S-Cube oli läinud eelmine aasta varem kosmosesse ja siis alustati, et me hakkame nüüd tegema satelliiti. Saadi nõusolekud ja initsiatiivi mitmelt poolt ja alustas projekt ja siis mina sellega veel ei tegelenud. Ma liitusin sellega 2 aastat hiljem. Ja ma olin ilmselt kuidagi kas eelmisele projektijuhile välja näidanud oma huvi ja initsiatiivi ka kosmose suunal midagi kaasa teha ja siis, kui eelmine projektijuht ära läks, siis kutsus mind sinna juurde. Nii et siis 2 aastat selle algusest alates olen seda teemat juhtinud ja alguses oli siis, et eesmärk, et me ehitame satelliiti ja mõeldi ka rakenduseks või selle missiooniks, et on maaseiresatelliit, et peab tegema maast pilti, lendama kosmoses maalaedsel orbiidil ja tegema maast pilti, et selline missioon oli teada. Ja rohkem alguses teada ei olnud, et oli nagu ka see, et on olemas kuupsatelliidi standard või selline formaat, et 10 sentimeetrine kubik on siis see satelliidi suurus. Ja tehakse siis ka 2 korda pikemaid ja 3 korda pikemaid, eks ole, 2 U ja 3 U siis, eks ole. 1 U on 1 unit, 1 unit seda kuupsatelliiti ja siis võib-olla 2 unitit ja 3 unitit. Ja need algsed disainid, mida ma siin ülikoolis nägin, olid ka palju suuremad, et olid siis 3 U satelliiti planeeriti teha. Ja mingi hetk tuli siis kutsuti kokku spetsialistid mitmelt poolt maailmast, kes olid kosmoseasjadega väga hästi kursis ja soovisid, et esimeseks satelliidiks ärge tehke suurt asja, kas see läheb liiga kalliks, seal riskid on suured ja alustage väikselt, saate kogemused kätte, siis saab sealt edasi minna. Ja siis vaadati ka neid reaalsusi, et kas on võimalik seda raketipiletit saada kuidagi ESA toel, Euroopa Kosmoseagentuuri abil siis, eks ole, kosmosesse saada, aga ei seda võimalust me siis ei olnud ja siis vaadati ka, et läheb liiga kalliks ja otsustasime ümber, et 1 U satelliit siis, ehk siis 10 sentimeetrine kubik on see formaat. Nii et alguses oli sellised protsessid. Aga ma küsin vahepeal, et kas see, et on see, et ta läheb nagu suureks, on see, et eelarveliselt on, see tähendab see, et kui seda on mitu, loomulikult on see saatmine ongi ja kõik see ettevalmistus ongi kallim, aga kas see suurus tähendab ka seda, et mis täpselt, kuidas ta välja näeb, kuidas ta tehtud on? Ja ütleme, satelliidil on meie sellisesse 1 U sellisesse 10 sentimeetrisse kuubikusse peavad mahtuma ära siis need maaseireks vajalikud kaamerad, maapildistamiseks vajalikud kaamerad ja kõik muu taustasüsteemid siis, et
tal on toide, tal on suunakontroll, tal on arvutiprotsessorid seal, tal on päiksepaneelid, kõik need asjad peavad ära mahtuma. Nüüd, kui on ruum, sinna üks suu sisse mahtusid nagu napilt, aga parajasti mahtusid ära vajalikud asjad. Aga kaamera sai olla väike. Nüüd, kui satelliidis on rohkem ruumi, kui on siis 2 suud või 3 muud, siis saab just selle kaamera osa peamiselt teha oluliselt suurema, et see objektiiv saab olla suurem, ta saab moodustada nagu teleskoobi ja siis ta saab teoreetiliselt teha siis maaseiret oluliselt täpsemini, palju detailsema, kvaliteetsema pildi. Siis on tal ka rohkem pinda päiksepaneelide jaoks, saab suuremad tiivad külge panna, et energiat on rohkem. Seetõttu saab kõike nagu andmesidet kiiremaks, protsessoreid kiiremaks, kõiki asju saab teha paremaks ja suuremaks. Aga just see rakendus, antud juhul siis kaamera osa, see saab kõige rohkem nagu ruumi juurde ja see siis annaks pildi kvaliteeti kõige rohkem parandada. Tundub loogiline. Aga kuidas mingid fotode pealt ka, et vaadanud tal, siis ta näeb välja selline kuidagi nagu, ei oskagi, alguses nagu ei ütlekski, et see oleks nagu kuidagi satelliit, see nimi ise on kuidagi nii suurejooneline isegi, aga et ta enamasti näeb välja selline päris tehniline, et kuidagi, et kas see nagu satelliit on tehniline, jah, paraku. Mingit ilumomenti, mis seal väga ei viljeleta. Absoluutselt, seal ei saa mitte mingit ilumomenti. Et mõnes mõttes käis ka mõtteid läbi, et kuidas neid struktuure parandada seal, et kas ta oleks tugevam ja siis käisid sellised mõtted läbi, et kas mis on natukene ka esteetikaga võib-olla seotud, et kas kasutada selliseid looduslikke vorme seal, kui masinõppe algoritm leiab mehaanilise struktuuri jaoks sellise sõrestiku, mis näeb välja nagu puuvõra või nagu puujuured või sellise naturaalse kuidagi loomuliku, eks ole, loodusliku väljanägemisega asja, et selliseid mõtteid oli, aga tegelikult see ei olnud hädavajalik, see võis olla selline lisauurimustöö sinna juurde. Et hädavajalik on ikkagi nii lihtne, sirgjooneline, nii kandiline või täpselt nii nagu masinast tuleb, nagu kõige lihtsam masinal teha või et ta oma need baasfunktsioonid täidab nagu ära kõige lihtsamal viisil. Kuigi ma saan aru, et esteetika siiski mingis osas oli nagu teemaks ka või et see oli lihtsalt selline korra mõte, et minnakse hästi praktilist teed, et see on kõige olulisem, et minna kõige praktilisemat teed, et seal jah, need mehaaniliste struktuuride puhul oli natukene jah see, et kui sellist loomulikku või looduslikku nagu loodus teeb oma nagu inimese luud näiteks näevad välja sellised teatud viisil kõverad või teatud viisil kuskilt kitsamad, kuskilt paksemad, et selliseid sõrestikke teha, aga see ei olnud hädavajalik ja ei mahtunud ka ära sinna. Eks kõik, mis puudutab juba sellist läbimõeldud, ma ei tea, esteetilist poolt, see on nagu ka eelarveliselt juba mingi lisaaine. Ei, lihtsalt see on selline nagu võib-olla see tähelepanek, et kogu aeg ma ei tea, kuskil on ettekujutused, et need kosmose asjad on kuidagi nii voolujoonelised ja kaunid, aga see võib-olla on see ulmemaailma teema, aga tegelikult on nad väga praktilised ja näevad tihtipeale välja sellised, mille kohta sa ei oskakski öelda, et see on nii tähtis aparat või nii tähtis ise, mis on tehtud selleks, et ja kosmoseaparaat ei pea absoluutselt olema voolujooneline. See voolujoonelisus tuleb võib-olla võrdlusest lennukitega, võrdlusest sellest, mis nagu õhus liikumiseks on vaja, et seal see voolujoonelisus peab nagu olema ja siis ta ka näeb võib-olla natukene esteetiline välja, et nagu linnud on esteetilised, nad on hästi voolujoonelised, saaks kiiresti õhus lennata, aga kosmoses absoluutselt seal ei ole mitte mingit, õhutakistus ei ole üldse mingi teema. Ja see on hoopis teised kriteeriumid, jah. Ja, et see võib-olla see ongi, et liiga palju ulmet on vaadatud. Aga mis edasi sai või selles mõttes, et mis on praeguseks kas teil õnnestus see kõik nii, nagu te soovisite või kuidas see lõpptulemus siis sellest kõigest? Nii, me siis ehitasime seda satelliiti ja ambitsioon oli tegelikult võetud väga suur, et need tehnoloogiad, süsteemid, mis sinna sisse otsustasime panna, need olid ikkagist nagu mõeldud sellise korraliku maaseire jaoks, et me paneme sinna väiksesse kuubikusse kitsa optika, et me suuname satelliiti täpselt ja saame maad kaardistada. Ja see ambitsioon oli väga suur ja võib-olla ütleme isegi liigagi suur. Et me ei jõudnud satelliite kosmose saatmise ajaks tarkvarasid valmis, me ei jõudnud bugisid fiksida, absoluutselt paljud asjad jäid nagu täiesti veel pooleli. Oli ainult teada, et selleks hetkes, kui me saatsime esimese satelliidi orbiidile,
tal töötas tarkvara uuendamise funktsioon. Et me saame teha tarkvara hiljem järgi ja saata talle laadida üles ja firmware'i update ida nii-öelda. Et see süsteem töötas ja aga paljud tehnilised süsteemid ikkagi nagu mõnes mõttes üllatavalt töötasid, et mõlema satelliidiga saime sidet. Ja siis, kui me seda satelliiti ette valmistasime üle andma raketi peale, siis tekkis meil ka ainulaadne võimalus, et meile üks firma tegi ettepaneku, et aga me teeme teile tasuta satelliidi stardi, tasuta raketipileti anname teile. Et kas teil on mõni satelliit, mida te saaksite nagu raketipartale panna? Siis me kiiresti otsustasime, et me teeme teise veel. See andis meile võimaluse teha 2 satelliiti. Et tegelikult alguses oli 1 satelliidi programm ja sellest ühel hetkel sai 2 satelliidi programm. Oli vaja nime mõelda, mis nime me satelliidile paneme ja siis mingi hetk tulid Koit ja Hämarik, et on 2 sellist kosmilist objekti või kosmilist mütoloogilist asja. Ja Koit ja Hämarik siis tegelikult said tehniliselt identsed, aga kui üks satelliit läks kosmosesse, siis ta ei töötanud, me ei saanud mitte mingit sidet. Satelliit Koit läks siis kosmosesse, see läks Venemaalt Vostochni kosmosekeskusest Sojuz raketiga ja sidet me ei saanud, me suunasime tema poole antenne. Me teadsime ka mingi hetk, alguses need satelliidid on seal parves, nad ei ole eristatavad, me ei tea, milline on kelle oma. Ja mingi hetk nad, kui suur satelliit läheb orbiidile, tähendab suur rakett viib orbiidile, siis vahest nad kasutavad sellist nii-öelda ride-share missiooni, et jagatud teenus, jagatud bussisõit, kus on ühes raketis on palju satelliite ja selles raketis oli kuskil 40 pluss satelliit. Oli üks hästi suur satelliit, ilmastikusatelliit ja teised olid siis väiksemad, need kuupsatelliidid. Kõik pannakse seal siis nii-öelda kuskile... Nad on oma kinnitustega, oma karpides seal raketi peas, on nad nagu sees. On ju. Ja rakett viinud orbiidile ja siis viskab need ükshaaval eraldab, vedruga eralduvad sealt pearaketi küljes siis niiviisi mingi paari sekundi tagant visati uus satelliit eraldati sealt küljest. See pead hakkama nii-öelda oma otsima sealt. Ja alguses selline parv neid, nad kõik võib-olla räägivad mingitel oma raadiosagedustel, aga nad on kõik ühes pundis koos, nii et sealt on nagu raske veel eristada ja need radarisüsteemid, mis maa pealt jälgivad, neid ei erista ka ära, neid eraldi satelliite. Ja mingite päevade ja nädalatega nad täiesti eraldusid niimoodi, et oli nagu ka radaripildis oli teada, et need on erinevad objektid, siis oli veel 5 objekti tuvastamata, olid ülejäänud 30 midagi, olid oma omanikud üles leidnud, et kes on kelle oma ja kes millega suhtleb ja siis pandi neile juba nimed külge, et see objekt, seal on meie oma sellise nimega, seal paar Euroopa ülikooli ja paar suurt firmat, kes tegid ka kuupsatelliite suures koguses. Ja siis jäid mõned objektid, mille puhul me ei teadnud, kes on mille oma ja vaikselt hakkasime ka järeldama, nii et olid mõned kuud hiljem olid meil teada, et see objekt, aga ta ei räägi. Ja oli paanika, et mis nagu saab, meil läheb varsti siin poole aasta pärast peame ära andma käest teise satelliidi. Ja me tegime talle lisaks veel katseid, vibratsioonikatseid, vibratsioonipink siis raputab satelliiti, sarnased vibratsioonid nagu on raketis. Et rakett ka müriseb hirmsasti, ta on tohutu müraga, läheb üles ja seal raketi sees on tohutu vibratsioonid. Et seal asjad lagunevad koost ära tihtilugu, vahest juhtub. Et nii, et need katsed peab läbima enne ära tegema, et sul podid lahti ei tule ja seal ringi ei hakka lendama. Ja me tegime neid lisakatseid ja nägime, kuidas mingid asjad läksid katki, mingid podid tulid lahti, midagi vähendus ära. Aga selle vibratsioonikatsega sa lihtsalt, tegelikult sa siis ju raputadki teda ja näed, et midagi hakkab lagunema, aga vähemalt sa saad näha, et midagi toimub temas põhimõtteliselt. Sa vaatad seda mehaanilist koostöö kvaliteeti ja seda struktuuri, et kas midagi läheb katki, siis sa pead selle asja tegema paremaks, parandama ära. Sellega sa ikkagi testid teda seal, samamoodi, et kui sa järgmise saadad, et sul oleks võimalik, et see siis oli ju vedamine, et te saite isegi ju 2 saata, sest muidu oleks ju olnud päris... Et selle esimese puhul me tegime ka vibratsioonikatsed, aga tundus nagu töötavat. Nüüd teise puhul me tegime lisaks veel, tegime tugevamaid, keerasime nagu seda jõudu juurde ja siis nägime, mis seal nagu väenduma hakkas ära, seal mingid süsteemid läksid katki, et parandisime need, disainisime tugevamaks, tegime uue
ja siis juba olid asjad oluliselt paremad. Ja siis andsime teise satelliidi käest ära, see oli nüüd üle-eelmise aasta septembris. Ja jällegi me ei saanud signaali. Me oleme kosmoseprügi teinud suures koguses. Aga läks paar kuud mööda ja me vaatasime, et meil on endal antennides mingisugused vead sees ja siis me tuunisime oma antenne. Siis me saime selle hämarikuga, ehk siis teise satelliidiga saime side kätte. See vist ongi kõige olulisem ju, vähemalt ma olen aru saanud ka, et sa saaksid temaga üldse kontakti, sest ütleme niimoodi, et sinna parandama ei lähe keegi. Kaugused on üüratud, et siis et kui sa saad juba kontakti või mingisuguse märgu anda, siis see on pool võitu sellest asjast. Et ta midagi teeb, sa saad temaga suhelda, mingeid uusi käske saata ja küsida midagi ja et seal see on nagu tavaline sülearvuti, sa pead talle ikka tegema resetti või sa pead mingile asjale, kas patareid on täis ja neid asju kontrollima ja mingisugune kas kruvi tuli lahti, eks. Aga sellega ta peab olema täiesti töökindel, nii et ise ärkab üles, ise toimetab, kui jookseb kokku arvuti, siis ta peab ise suutma teatud aja tagant resetti teha, uuesti käivituda. Mitte keegi ei lähe sinna, eks. Ja saime signaali, see oli paar kuud hiljem siis sellest septembri launchist, millest on praegu umbes 1,5 aastat möödas. See oli teine satelliit. Ja siis läks veel paar kuud ja siis saime ka esimese satelliidiga kontakti. Sest et seesama viga, mis te siis pärandasite siin, aitas teil võib-olla siis selle esimesega või seda ei tea? Kui suurest täpselt ei tea, et meie antennid mingil perioodil ei töötanud hästi, aga arvatavasti nad alguses töötasid, et sel hetkel, kui me esimest satelliiti üritasime kätte saada, suhelda temaga, siis arvatavasti antennid töötasid. Satelliidil, üks kahtlustus on ka see, et igasugustest akude laadimisest ja veel hilisemast veel seal raketi juures veel juhtme külge panekust ja laadimisest hoolimata nad võisid minna mõlemad täiesti tühjade akudega orbiidile ja sealt vaikselt hakata päiksepaneelidest laadima, kuni jõudsid teatud tasemeni, et nad said oma asju käima panna. Et see võis ka selle tõttu olla, et alguses tõesti ei töötanud võib-olla tükk aega, eks. Jah, sest sa ei tea ju ikkagi nii palju ette, kuhu ta täpselt seal jõuab, mis tingimused seal on ja mis midagi reageerib ja... Seda enam-vähem teab, siiski suures laastus neid tingimusi nagu teab. Oli ka näha siin just see enne WestCube'i missioon, sealt sai nagu seda infot paremini, et kuidas temperatuurid on. Et muidu kosmoses on see temperatuuri asi selline hästi kõikuv või see sõltub, mis küljega sa oled, et sul päiksevalgus on tugev, päike paistab kogu aeg ja ilma igasuguse atmosfääri või kaitseta praeb ühelt poolt ja teiselt poolt ja hakkab jahtuma ja jahtub, eks ole. Nii et siis peab külge keerama, et ühelt poolt ära ei kõrbeks ja teiselt poolt ära ei külmuks. Ja nüüd väike satelliit siis, tema on ka kogu aeg päikse käes, aga teine pool on külma käes, aga arvatavasti ta pöörleb, et ikkagi nagu satelliit pöörlevad niimoodi, et väga sükest nagu kuuma ja külma probleemi nagu väga ei ole. Aga ta on osa sellest ajast, on ta nüüd päikse pool maakera ja siis ta läheb sealt maa varjust läheb läbi, et ta maa lähedal orbiidil, et ta läheb sealt tagant niiviisi läbi, kus on nagu vari, eks ole. Ja sellel ajal ta jahtub ja kui kaugele ta jahtub, et seal jaotused ka alla 0 kraadi, et oli seal -5 või -10 ja sellised. Ja siis tuleb teisele poole, siis soeneb üles ja eks tuleb akkudes arvestada sellega, et miinuskraadidesse ei saa siin liitium-ioon-akkusid laadida näiteks. Ja siis igast tarkvara, mis kontrollib seda ja kas on paremaid akkusid valida, aga ruumi väga vähe, liitium-ioon on kõige parema energiatihedusega ja igast siuksed dilemmad on nagu selle arendamise juures. Aga kas teil õnnestus veel sellest nagu eesmärgist midagi teostada, et kas te saite ka kaamerat kasutada või? Väga vähe oleme saanud muid asju teha. Seal on ikkagi nagu andmeid oleme üksjagu saanud ja me oleme lõpuks saanud ka kaamerast pildi kätte. Aga kaamerast see pilt on see udupilt, ta ei näita maa poole. Ta näitab kuskile mujale või? Praegu on, mis me vaatasime veel seda kaamerapilti, et on ühtlaselt hall pilt ja üks nurk on valge. Arvame, et see on nüüd maakera, et kaamera näitas horisondile näiteks kitsa nurgaga, nii et võib-olla mingist udust pilvepiiri natukene tabas sealt ühe nurgaga. Ja selliseid pilte paar tükki oleme saanud.
ja siis on igal küljel on sellised satelliidid, sellised optilised sensorid, põhimõtteliselt nagu see optilise hiire sensor, mis jälgib, kuidas teeb pilti sellest lauapinnast ja vaatab, kuidas see liigub, eks ole, optilise hiire tööpõhimõte. Need hiiresensorid me panime siis satelliiti igasse külge selleks, et see sensor näitaks ära, kus on päike. Põhimõtteliselt teeb väikse, ta on maatriksensor, teeb väikse pildi, aga väga väike resolutsioon, seal 18 pikslit korda 18 pikslit, aga on näha, kus on päike. Et need olid siis mõeldud selleks, et me seda suunda tajuksime, et mis küljega satelliit on. Ta võib täiesti, ta käib kuidagi ringi ja et see on täiesti ettearvamatu, kuidas ta hakkab ringi käima. Ta visatakse sealt raketist välja vedruga ja tal jääb mingisugune pöörlemine jääb sisse ja nüüd sa pead ise oma elektroonikaga seal seda mõõtma, saama aru, kuidas ta pöörleb ja siis sellega kontrolli alla võtma, et siis ta saab nagu suunata ennast, pöörata seal magnetväljade abil. Siis sa saad aru, mis hetkel ta kuhu jõuab ja kuidas siis. Ja, et sa muidu orbiiti sa tead, rakett viskab ta välja ja rakett on talle selle suure kiiruse sisse andnud, et siis ta jääb nagu selle orbiidile. Et see sõltub raketist, on ju. Ja nüüd, kui ta, aga võt see külje keeramine, pööramine, et see on vajalik selleks, et näiteks kaameraid suunata, et oleks kaamerad suunatud maa poole. Muidu, kui sa kuhugi mujale vaatad, siis ei jää pildi peale midagi olulist. Ja kosmoseteleskoop vaatab kuhugi kosmosesse, eks ole, nagu Hubble Space Telescope või James Webb Space Telescope, et tema on suunatud kuskile oma kaugetele galaktikatele, aga me just oleme maa lähedasel orbiidil, me tahame alla vaadata, maaseire jaoks tehtud satelliit. Ja siis tuleb suunata seda, nii et kaamera siis kõik on nagu jäik struktuur, et eraldi kaamera ei liigu oma selle gimbali otsas või. Nii et peame satelliiti pöörama siis ja siis võt see pööramine ei olnud meil tegemata. Et praegu on satelliit stabiliseerinud niimoodi ära, et ta enam ise ei pöörle ringi, aga see asend on tal kaamerad horisondile. Ta lendab orbiidil, kaamerad horisondile ja võt seda me ei ole pöörata saanud. Aga kas see on üldse võimalik, et jõuda selleni, et ta saab? No nüüd võib-olla enam mitte, sest et me kaotasime esimese satelliidiga side kuskil aasta tagasi ära ja praegu on ka teine satelliit vait, me ei tea, kas ajutiselt, võib-olla jäädavalt, et võib-olla praegu ongi nagu Koit ja Hämarik on oma töö lõpetanud ja rohkem nendega midagi teha ei saa, et nüüd on ainult vaja see tarkus kokku võtta ja kirja panna ja nagu kokkuvõtet teha sellest, et olla järgmine kord targemad. No see on vist see on tõesti nagu päris pikk aeg, mille jooksul jälgitakse, vaadatakse, et mis toimub ja siis tõesti see, et sa vahepeal saad ühendust ja vahepeal ei saa. See on päris selline, sellega tekib juba täitsa isiklik suhe ju ikkagi oma nende satelliitidega, see on umbes nagu mingi kauge sugulasega, vahepeal suhtled ja siis vahepeal ta kaob ära ja siis ta ilmub jälle välja. Ja, no seda on kõigepealt see arendusprotsess on kõige siuke pikem, et ta saaks valmis ja saaks ja tööle saaks ja siis raketiga üles saatmine ja kuidas see kõik õnnestub ja kas kõige närvesööm hetk on see, kas saad esimese signaali kätte või ei saa. Et sellega oli üksjagu draamat. Aga kaua võttiski see esimese, et esimesega ei saanudki. Esimesega me ei saanud 1,5 aastat. Ja aga teisega näiteks? Läks teine, siis läks 2-3 kuud. Aga ikkagi see ootuse aeg on nii pikk. Ja juba natuke loobunud, et no täitsa lõpp, eks ole, et kaks asja ja üritanud parandada ka seal vahepeal veel asju ja ikka nagu mitte midagi. Tohutu töö on ju tehtud ka ja siis kogu aeg see pinge, et kas nüüd tõesti midagi. Aga väga põnev ja selline tundub ka just, et see hasardimoment on ka päris suur sellisel tööl, et kombineeritud siis kõik need teadmised ja see moment ka, et sa tõesti kuhugi, et sa pead, sa ootad seda siis, et mis see tulemus on, et see ei kujutagi ette, see tundub nii selline ulme ikka natuke. Aga projekt oli väga keeruline, et tegelikult sellise esimese projekti jaoks siin meeskonnas oli võib-olla natukene ülepingutatud need ambitsioonid, et just kui kiire protsessor ja kui kiire andmeside võib-olla et me tahtsime teha, mida me ei saanud ka tegelikult käivitada, 10 gigahertsi andmesidet, mis oleks toonud siis maa peale sidekiirust mingi 1 megabitt sekundis või paar megabitti sekundis, millega juba peaks saama päris kvaliteetseid pilte alla laadida. Et muidu siin sellised varasemad kuubiksatelliidid on olnud
ikka enamasti palju aeglasema sidega, 1000 korda aeglasema sidega põhimõtteliselt, et sa saad väikse thumbnaili, madala resolutsiooniga pildi saad päevas või nädalas saad ühe sellise, et üritasime teha 100 korda keerulisemat asja. Nojah, ikka võetakse suuremad ambitsioonidega, siis kes see väikseid eesmärke tahab võtta. Aga suur see meeskond oli? See selline tuumikmeeskond oli ikka mingi 20-30 inimest siin aastate jooksul, aga vahetusid kogu aeg ja rohkem tudengeid läks kokku, tudengeid, kes panustas või mingit rolli mängis, oli kuskil 100 tudengit ja võib-olla läbi käis asju katsumas ja nusutamas natukene võib-olla 200. Päris palju ja selles mõttes ka tudengitele kindlasti väga põnev kogemus, et sa oled mingi sellise suure projekti juures olnud, kas või siis natukene või näinud seda kõrvalt. Ja ma arvan küll, et kogemusena just see, et sul on endal midagi võimalust teha ja sinu tegevusest sõltub, et see asi, mis sa teed, see läheb praktiliselt kosmosesse ja ta peab seal töötama. Et see peab nagu töötama. Et sa ei saa lihtsalt proovida umbes, et teen siin midagi, et see jääb siia samma klassiruumi või mingi selliseks. Ja, et see ei ole klassi ülesande lahendamine, et ta on natukene teine asi. Ja, see on... Aga kuna see on mõnes mõttes selline juba ära olnud projekt, et ma natuke uurin ka siin kuulaja jaoks ka, et seda sinu enda tausta, et kus sa oled õppinud või kus sul see huvi üldse kosmose valdkonna või siis ka kogu selle just, et kuidas sa jõudsid just selle ametini? Tähendab, võib-olla see kosmose teema on kuskilt varasest lapsepõlvest tulnud, et oli mingi periood, kui isa rääkis mulle unejutte kosmoses tegutsevatest tegelastest ja mingi süke pisik jäi sealt sisse ja kuskil, et minna ülikooli ja tehnikaülikooli ja keskkooli lõpus ma otsustasin, et ma lähen füüsikat õppima, et lähen tehnikaülikooli füüsikat õppima, et natukene kosmosega seotud, eks ole, et just see kosmilised kosmosefüüsika süke asi nagu huvitas. Ja siis läksid nagu need praktiline tee läks mujale, et ma tegin magistrit ja doktorit, tegin ka siin samas tehnikaülikoolis ja oli nagu meditsiini teema, et oli meditsiini elektroonika ja arvutisimulatsioonid ja matemaatika ja sellisel teemal. Ja siis see kosmose asi käis sealt nagu paralleelselt sealt kõrvalt, ütleme, ulmevaldkonna lugemise koha pealt ja siis nagu sellised väiksed ideed, et ühel hetkel tuli see idee, et aga tegelikult siuke hobi kosmose projekt on võimalik, et ma avastasin, et on võimalik õhupalliga saata tehnikat stratosfääri. Ja sa võid ise osta endale õhupalli, osta heeliumit, millega sa täis lasta ja siis sa paned sinna külge oma GoPro ja väiksed raadioseadmed või sellised GPS-i trackerid, mis on ka nagu vabalt kättesaadavad ja siis lased seal lendu, aga pead helistama ka lennuametile, et lased õhupalli. Et selliseid asju lennutad. Ja just, ja sellega seoses olevad asjad hakkasid siis arenema mingi hetk, et see käis ka nende siin ülikoolis ja teiste teadustöödega paralleelselt. See toimus siis tõesti, kui sa olid juba ise nagu magistris ja doktoris. See tundub, selles on midagi sellist, et umbes, et lapsena mõtlesid, saadaks õhupalliga kuskile, et see nagu ka unistuse teema, aga sa katsetasid ja see täitsa jõudis ja sa said... Jaa, tähendab, kõigepealt oli see, et tekkis plaan, mis on nagu kohutavalt põnev teha, et sa saadad õhupalliga selle asja ja õhupalli küljes ripub väike lennuk, mudellennuk, mis siis autopiloodiga, kui õhupall jääb katki, siis see mudellennuk tuleb sulle koju põllu peale ja maandub, eks ole, ta tuleb sealt kaugelt, tuul on ta ära viinud, ta tuleb sealt 100 kilomeetri kauguselt ja stratosfäärist ülevalt ja siis navigeerib sind koju põllu peale ja teeb pilte, teeb videoid, kuidas ta lendab, eks. Et sihukest asja nagu mõtlesin, et see on nagu õudselt äge teha. Selleni ei ole veel päris välja jõudnud tegelikult, et vahepeal on tulnud muid ja isegi paremaid plaane ja need plaanid on ka niiviisi praegu veel plaanid on väga suured tegelikult, et vajavad meeskonda ja vajavad tegemist, et see õhupalli teema on iseenesest edasi arenenud, et see stratosfääri on hea asju viia ja seal on ka mingi mõte, et see on nagu hobikorras hästi põnev. Siin 4-5 aastat tagasi tegime esimese katse stratosfääri, saime ilusaid videopilte, kaadreid sealt,
mõõtsime, kuidas seal temperatuurid ja kuidas seal nagu nende asjadega on, et saada kogemusi kõigest nendest tegevustest ja siis oleme nüüd suviti teinud, peaaegu iga suvi on mõni niisugune õhupall meil lennanud. Oleme seda tehnikat natukene keerulisemaks teinud. Üritasime teha automaatset langevarju avajat, et kui stratosfääris läheb õhupall katki, kõik hakkab alla kukkuma, siis ta tuleb võib-olla isegi üle helikiiruse on see mingi hetk nagu siseneks kosmosest, tuleks atmosfääri, eks ole, tuleks maanduma nii-öelda ja langevarju avamine suurtel kiirustel on problemaatiline, et kiirus on väga suur, objekt kukub, ta on saavutanud võib-olla tõesti üle helikiiruse ja need langevarjud, mis me oleme seal automaatselt avanenud, need on rebitud küljest ära, ta läheb nöör tõmmanud, kas nööri puruks ja siis kõik on kadunud, tähendab see asi prantsatab kuskil maha või üks sand meil eelmine suvi arvatavasti kukkus Võrtsjärve. Ma just mõtlesin ka, et veekogu on vist suht tõenäoline. Ja just, et tuul võib kaugele ära, me alustame seda stratosfääri õhupalli katsetamist Eesti keskelt. Kesk-Eestis on Kiavas on üks sõber, kel on siis Heinamaa, nii-öelda Kiava kosmodroom. See on siis juba kuulus Heinamaa, ma saan aru. No oleme seal käinud siin on ka olnud suur seltskond kooliõpilasi olid siin, Väätsa kooliõpilased olid juures ükskord ja siis nad tegid ka edasi oma katseid ja sealt on nagu paljud Eesti koolid on õhupalli katseid. Saan aru, et see on läinud juba massidesse siis õhupalli katset. Ja mitte päris massidesse, aga selliseid erinevaid koole ja huvigruppe on, kes seda nagu harrastavad. Et Eestis veel vähe populaarne, aga näiteks UK-s on see väga populaarne, et seal on ikka midagi peaaegu kogu aeg lendab. Kuskil sellist lihtsalt, ta on suht odav on seda asja teha ja samas on sul mingi tulemus ja sa juba näed ja midagi toimub ja see on nagu selline ma ei tea siis sellise, kuidas öeldakse, kogemusena, et sa tõesti saad näha ja midagi ja tõesti, kui ta nüüd sinna vee kokku nüüd läheb, siis on nagu keerulisem, aga kui ta tõesti lõpuks kuskil maismaal mingil kujul maandub, et siis tähendab, suur eesmärk on see kätte saada, et sa lennu ajal saad ka mingit natukene sidet, võib-olla mõne uduse pildi on võimalik ka kätte saada sealt eritehnikaga, aga jah, et tahad üles leida ja mitu tükki on meil kaduma ka läinud neid kuhugi metsadesse või sinna Võrtsjärve ka me ei leidnud seda üles. Kas te järvest ka üritasite ikkagi? Olid. See on täiesti selline, et siis enam ei otsi keegi, kui ta kuskil vett. Mina jäin paari sõbraga sinna kosmodroomile nii-öelda sinna Kiava Heinamaale, jäin jälgima raadiosidet oma antennidega ja siis teised sõbrad seltskonnaga sõitsid siis Võrtsjärve äärde, otsisid neid paadi ja neid turismitalusid, kus sealt järvele saab mingi paadi või asjaga ja rentisid kaatri ja sõitsid ringi mööda seda Võrtsjärve seal tunnikese või paar, aga ei näinud jah, et info oli ainult väga selline ebatäpne, et kus ta seal keset Võrtsjärve võiks olla. Aga väga ebatäpne. Jah, see võib, kuna tõesti see veekogus leidmine, see meenutab mulle mingit lugu, kus kunagi otsisime nagu Google Mapsiga nagu seenekohti et näitas, et siin kasvab umbes seda seent ja siis lähed selle Mapsiga sinna, et huvitav ja siis avastad, ei olegi. et natukene see tõenäosus seda leida, et üks on see nagu midagi ta näitab sulle, aga see leiukoht see ei tähenda seda, et need on seal. Selle Võrtsjärve loo puhul oli info ebatäpne, aga see on tegelikult ei ole põnev, kui see katse õnnestub, ta kukub kuskile, eks, kui langevari, kas on juba avanenud langevari, kõik see langevari asja töötab, ta kukub kuskile ja sa saad koordinaadi, sa saad täpse koordinaadi, eks ole, GPS järgi, ta on seal. Ja siis sa hakkad vaatama neid, kus on ümbruskaudsed teed, kus sa kõige lähemale saad parkida üldse tee äärde jätta ja sealt on 3 kilomeetrit läbi soo, eks, näitab sinna kuskile. Ükskord käisime siin ülikooli magistrandiga koos, näitas sohu, läksime, satsumasime läbi soo ja leidsime üles, oli täpselt seal. Pärast video pealt vaadates oli ka näha, et ta oli jäänud männid, sellised paarkümmend meetrit kõrged männid, ta oli jäänud männi otsa. Video oli mingisugune pool tundi oli see, kuidas ta kõlgub seal männi otsas, et sinna kohale minnes ei ole redelit kaasas või sa ei roni ka sinna männi otsa. Ja võib-olla ei roni ka, et kuidas seal kätte saad, et puuatsa kinni jäämine on nende puhul ka ikka probleem, et kuidas selle aga kuidas ta oli alla siis ikkagi? Aga me leidsime maast juba, et ta oli vahepeal maha kukkunud.
see oli üks seiklus ja üks suurem seiklus oli ka see, et kukkus merre. Sealt Loksalt edasi mingisugune 20 kilomeetrit Loksalt põhja poole, põhimõtteliselt Soome lahe, mitte päris keskele, aga nii kolmandiku peale. Ja siis oli ka, me teadsime, me saime side kätte, teadsime, kus ta on. Ta saatis ka SMS-i ja väike tracker saatis SMS-iga telefoni peale, et koordinaadid on siin, vaatad Google Maps keset, seal, eks. Ja siis natuke alguses mõtlesin, et okei, läinud, nii jälle, eks ole. Aga hakkasin mõtlema, et aga äkki saab keegi ära tuua ja võib-olla isegi mingi paadiga keegi, on ju. Ja oli üks sõber, kes toimetab Keri saarel, käib kaatriga Keri saarel ja helistasime ja oligi täitsa, ta oli parasjaga minemas saarele ja ta tegi tiiru, tähendab see kiirkaater, see võttis jõle palju kütust ja see oli päris kallis, oli seda kütuse asja kinni maksta, aga ta tõi ära selle ja leidis sileda mere peal, on video ka sellest, kuidas on näha, kus ulbib meie kukkunud sond, vahtplastist kast, eks ole, kus on elektroonika sees, hulbib mere peal, sile, peaaegu peegel sile, eks ole, ja oli suht õiges koordinaadis ka ja oli kaugelt näha. See on küll ikka täitsa selline jälle vedamine või selline. Ja. Aga niimoodi ju võiks ju korraldada täitsa selliseid ju matku, et see on ju nii põnev, et kui tullakse kokku, siis lastakse kuskil ja siis vaatad, lähed sinna, täna läheme Sohu, sest et ta maandus sinna ja siis matkad. Ühed tüübid Venemaalt rääkisid et mingil konverentsil vestlesime ja nemad teevad sellist asja nagu random race. Et nad lasevad õhupalle, 10 tükki väikeste trackeritega ja siis need kukuvad metsa kuhugi ka erinevates kohtadesse ja mitu meeskonda ja siis nad lähevad neid otsima, eks ole. Koordinaat on käes, aga kes kõige esimesena jõuab nüüd kätte saada. Ja, tundub täpselt selline ka nagu meelelahutusena põnev, aga ma saan aru, et teil on siiski ka teistsugused eesmärgid seal. Ja nii, et nende stratosfääri asjadega me just käivitame praegu uut satelliidiprogrammi projekti. Ma just mõtlesingi, et mis praegu teoksil on. Just, hakkame ülikoolis tegema järgmist satelliiti. Ja praegu just nüüd me praegu salvestame seda kolmapäeval, aga meil on reedel need üritus tulemas. Ma ei tea, millal te publitseerite selle, aga... Meil põhimõtteliselt, ma arvan, kohe läheb eetrisse ikka. Siis on hästi. Et meil on reedel tulemas üritus, et kui kedagi huvitab, siis guugeldage näiteks Facebookist satelliidiprogramm või TalTech Satellites, et sealt näete üritust, et meil on siis event ja regage ennast reedel kell 5 me teeme siin ülikoolis sellise tutvustusürituse, et kus huvilised, kes on tudeng või ei ole tudeng, et saate ka... Reedel 27. mai siis? Jah, nüüd reedel 27. mai kell 5. Aga guugeldage sealt ja registreerige. Et guugeldage TalTech Satellites näiteks Facebookist, et siis sealt peaks selle eventi üles leidma. Mis täpselt seal kõik siis nüüd toimuma hakkab või selles mõttes, mis plaanid nüüd on? Me tutvustame algset ideed, et me teeme satelliiti ja me teeme natukene väiksemat satelliiti. Et kuupsatelliidiprogramm läks meil aastate jooksul väga kalliks. Ja tahaksime väiksema eelarvega hakkama saada. Mis me siiamaani teame, et sinna satelliiti tuleb siis ka sisse ka kaamera, et oleks, see tõend on kõige parem, et sul on pilt, sa oled teinud selle kosmosest, et siis on nagu, tänapäeval saab joonistada igasugust pilte ja väga kvaliteetset, et petta, aga see on nagu selline ikkagi ilus ülevaade, aga me ei saa öelda, et ta on maaseire satelliit, et ta sellist praktilist eesmärki sellega ei täida, aga lisaks kaamerale tuleb sinna siis peale veel päikesepaneeli katse, pisikene, kuskil ruutsentimeeter päiksepaneeli, mis on siis Tehnika Ülikoolis tehtud ja selle eesmärgiga, et teha päiksepaneele kuu pinnasest, kuu regoliidist. Et kaugem eesmärk siis selline, et sinna läheb kuu missioon, läheb kohale kuu peale ja hakkab seal kohapealsest materjalist valmistama nii stardiplatvorme, eluasemeid, selles mõttes, et kuhja oma pinnast üles ja tegema nendest siis 3D printima maju või selliseid kohti, kus tehnika ja inimesed saavad elada ja siis ka päiksepaneele. Et kasutada kosmoses olevat kohapealset materjali selleks, et seal arendada edasi asju. Et kuu peal teha päiksepaneele, et saaks Marsi peal teha päiksepaneele koha peal, et kõik ei peaks viima sinna, vaid seal saaks kohapealne tööstus ja kaevandamine või
elu saaks nagu toimetama hakata, et see tundub ikka juba väga suur projekt või ja kas sellist sarnast on kuskil praegu, kuna ma ei ole nii pädev selles osas, et kas juba nagu keegi on juba toimetamas samamoodi või kas selliseid sarnaseid projekte on nagu kogu aeg paralleelselt toimumas, et on küll. Maailmas uuritakse kõige rohkem teoreetiliselt, sest et seda on nagu ülikoolides teadlaste poole pealt teoreetiliselt kõige lihtsam ja odavam teha, siis kui mõni plaan on läinud juba praktilisemaks, siis tehakse juba masinaid ja asju ja kuu peale on ka nüüd lähiaastatel minemas mitmeid robotmissioone, et seal katsetada, et kuidas seal rover, siis see ratastega kulgur liikuda saab, võtta sealt pinnaseproove, mõni neist üritab veel pinnaseproove tagasi tuua, aga mõni siis ka koha peal teha pinnasest midagi, kas sealt kuu pinnasest eraldada hapnikku või siis proovib teha selle pinnasega midagi, mis on hilisemalt kindlasti vajalik. Et neid on lausa konverentse, mis on, kuidas kuu pinnasest mida teha, et kuidas seda kokku suruda, kuidas seda sulatada kokku, kuidas sellest teha telliseid, laduda, selliseid baasasju, et kuidas nagu maja ehitada või kuidas stardiplatvorme ja kuidas vajalikke asju sellest kuu pinnasest teha. Aga kas praeguseks midagi veel sellist ei ole otseselt nagu sündinud, et mingit maja veel ei ole sinna ehitatud? Ja ei veel. Okay, no siis on ikkagi võimalus olla nagu... Aga lähiaastatel lausa siin 2025, 3 aasta pärast on ju NASA lubanud sinna inimest kohale viia. Ja sellega koos peab sinna viia väga palju tehnikat, et seal koha peal midagi teha, võib-olla tõesti kopaga lükata pinnast, kaevandada ja nende, vähemalt üritada seda teha, et vaadata, kuidas see tegelikult see toimib. Jah, muidu mida see inimene seal teeb, ta vaatab, läheb sinna ja vaatab, polegi midagi. No seal on katsetada on palju ja et ka nende viimased paarkümmend aastat on olnud see rahvusvaheline kosmosejaam, ISS, ja seal on neil käed tööd täis igasuguste katsetega, igast uurimised, kuidas mingid bioloogilised asjad, kuidas taimed kasvavad, kuidas inimene vastu peab, mõõdavad seal ennast teineteist ja teevad igasuguseid füüsika ja bioloogia katseid. Ja kõik mahuvad veel ära sinna, selles mõttes, et see on ju päris tihe konkurents vist ka, et kõik tahavad. Kuu peale, kas kuu peale mahuvad ära? No, et katsetama. No veel mahuvad, veel on niimoodi, et ühed kõige atraktiivsemad kohad kuu peal on põhjapoolusel ja lõunapoolusel kraatrid. Et mõned sellised kraatrid, kuhu päike ei ole kordagi paistnud kunagi. Või alates selle loomisest alates või miljardeid aastaid ei ole päike paistnud. Ja seal tundub radaripiltidelt, et on jääd, et on nagu jää, mis koosneb veest, vesi iseenesest. Vee olemasolu siis. Ja puhtal kujul vett ja sinna rajada koobas jää, kus on radiatsiooni eest kaitstud ja seda kasutada siis ka hapniku tegemiseks, hingamiseks ja vett joomiseks ja eluks vajalikeks toiminguteks. Et need on kõige atraktiivsemad kohad. Aga kindlasti saab ka mujal luua selliseks eluks vajalikke tingimusi tehniliselt. Aga mitme aasta peale või kui suur see pikaajaline see plaan praegu üldse on selle satelliidiga tegeleda ja mis see eesmärk on? Meie Tehnikaülikooli satelliit siis millel on see päiksepõdeni katse, et kuu regoliidist teha, kuu pinnasest teha väiksepaneel. Me tahame suht kiiresti teha selle, et üks selline tarkus või kogemus, mis ma sellest kuupsatelliidi programmist oleme saanud Koit ja Hämarikust, on see, et tuleb teha lihtne ja tuleb nii palju kõrvalisi asju ära jätta, kui vähegi võimalik, on põhimissioon. Ja arvame, et on realistlik 3 aastaga valmis 3 aasta pärast orbiidile. Siis oleks põnev mingi vahepeal võib-olla uuesti korraks rääkida ka, et mis tehtud on, kuidas edeneb ja see nagu tundub nii põnev just, et see ka etappidena, et mis on vahepeal saanud ja võib-olla siis, ma ei tea, muidugi 3 aastat on pikk aeg jälle, et siis ka hiljem kunagi, et oleks põnev teada, et mis siis lõpptulemus on või kuidas õnnestus ja nii edasi. Aga ma küsin veel siin lõpetuseks, lihtsalt mul tundus see ka huvitav tähelepanek sult endalt, et ikkagi see, et kui isa räägib unejuttu kosmosed või kuidagi, et see mõjutab inimest päris palju. Et mõnikord sa isegi ei pruugi arvata, et see nii palju mõjutab, et hiljem alles avastada et võib-olla sealt kuskilt tekkis see huvi. Aga
mida sa ise näiteks su ulmekirjandusest oled lugenud või näiteks mis filme vaadanud, see ei pea olema ainult ka nagu ulme otseselt, aga mis võib-olla sa oskad soovitada teistele ka midagi sellist põnevat just nagu kirjanduse või filmimaailmast või? Palju asju, häid asju on kirjutatud ulme koha pealt. Hakake lihtsalt lugema, et on jõle põnevaid asju, mis viimasel ajal, mis on nagu praktiline pool ja mis on siuke, mis tänapäeval ka nagu siukest tõsist nagu muret hakkab põhjustama, on see, et tehisintellekti teema, eks. Ja vaatan, millist progressi tehisintellektiga ikkagi nagu tehakse. Kõige suurem või nähtam selles valdkonnas on Tesla, Elon Musk, et auto saab liikluses ise sõita ja mitte ainult liikluses, ta peab ka siis, kui on teeparandus ja remont ja ümbersõidud ja kui on lapsed teel, kanad jooksevad mööda teed, täiesti ootamatud olukorrad. Elon ühes viimases intervjuus on rääkinud sellest, et nad peavad ikkagist universaalse intellektiga tegelema, et see auto, mis sõidab, ta peab saama aru sotsiaalsest kontekstist, mis tänapäeva ääres toimub. Et see noorte kamp, kes siin autode vahel on, kas on oht, et see jookseb järsku teele või ei jookse, et ta peab nagu aru saama, et mis toimub. Mis olekus nad põhimõtteliselt ka on või et selle tundma nagu ka psühholoogiat, käitumised, mustreid või kõike seda. Et koer tee ääres, kas on rihma otsas või ei ole, nii palju mis tõugu ta on, kuidas ta käitub. Ka seda, ja eriolukordi. Ja et nad teevad seal tugevat progressi ja nad on väga palju ka ämbrisse astunud. Nad on mõelnud selliseid nii-öelda vale maksimumid, et arvad, et saavutad selle asja, mis töötab, aga tegelikult sa jääd siia toppama ja sa pead leidma teise tee, kus saada kõrgemale, kus saada nagu edasi, eks ole, paremate tulemuste juurde. Ja ikkagi see universaalne tehisintellekt, universaalne, et mis suudab keskkonnast aru saada, mis suudab panna sildid külge, labeling, siltide panemine asjadega, objektid ära tunda kõik ümberringi ja saada aru nende omavahelistest seostest ja siis nad sinna auto kõrvale hakkavad ka robotit ehitama, humanoidrobotit, inimest, nagu inimkujulist robotit, mis hakkab siis kodus abistama ja täitsa jätab mulje, et nad võivadki sellega jõuda päris kaugele. Ja sellest ma järeldan ka, et sinu võib-olla see, mille vastu su huvi tunned, ei ole nagu seotud niivõrd nagu ulmega ikkagi nagu teadusega ja teadusartikleid ja kõike seda, mis praegu on nagu kõige suuremates nagu arengutes just AI teemaga. Ma ise olen kuidagi, ütleme, kahetised tunded, ma arvan, paljudel on sellega seoses, et väga nüüd ei taha, et võib-olla kõik muutukski niimoodi, et sul on kõik nagu robotid ümberringi, et mis siis üldse inimesest saab. Kuidas sina sellesse suhtud, sellistesse eetilistesse küsimustesse? Või sa? Seal on mõningad sellised ohud. Eetika poole pealt see muutub mitte inimese eetikaga, aga see muutub roboti eetikaks. See põhiküsimus on selles, et kas see robot käitub inimese suhtes eetiliselt. Või kas ta saavutab lõpuks täieliku kontrolli. Et seda nüüd oleks mõistlik vältida või et aru saada ilmselgelt, et see tehisintellekti eetika on sellisel tasemel, et ta ei hakka lihtsal viisil oma eesmärki saavutama. Näiteks, et antakse tehasele või mingisugune tehisintellekt, kes on startup firma, mis koosneb robotitest ja võtab endale pähe, et teha neid kirjaklambreid nii odavalt kui võimalik, et paisata maailm üle ja lõpuks ta muudab kogu maailma kirjaklambriteks, et hakkab järjest inimesed jooksevad eest ära ja masin jookseb järgi ja teeb ta kirjaklambriteks. Et selliseid idiootseid olukordi vältida, kus masin ei ole tark, ta on loll, aga see võiks jääda sellise nagu mingisuguse C-kategooria ulmeks. Aga et need arvatakse, et need ohud on päris, et mingi hetkel on ka, see oli aastaid tagasi oma intervjuus, mainis ühte raamatut. Nick Bostrom on üks filosoof ja kes siis sellest tehisintellektist väga palju nagu räägib ja hästi loogiliselt ja hästi huvitavalt ja lihtsalt raamatu nimi oli Super Intelligence. Ja sealt nagu tuleb välja see, et kui see tehisintellekt on tark, kui ta päriselt asjadest aru ja suudab ennast arendada
siis sa ei hoia teda kuidagi kinni, et sa ei pane teda klaaskasti või liivakasti või ainult virtuaalsüsteemi. Ta saab asjadest aru, kui ta sellest aru saab, siis ta saab sealt ka välja. Tegid inimestega katseid, kes pandi trellide taha kinni ja siis pandi vangivalvur ja see, kes oli trellide taga, see suutis ära rääkida vangivalvurit, ta välja lastaks. Tähendab, et kui on tark tehisintellekt, siis teda kuidagi kinni ei hoia tegelikult, et teda ei kontrolli. Ta saavutab, kas tal on oma eesmärgid, või just seda tema eesmärki ja eetikaid tuleb nagu hallata või kuidagi, et ka kaudsel või kuidagi niimoodi, et või siis teine variant on see, et ei tekikski tarka tehisintellekti, mis on inimesest targem või võrdne. Kuigi mul tundub, et see tõenäosus on juba nagu vist väike või kuidagi ikkagi tundub sinnapoole see läheb, et see, et püüeldakse ju pigem seda teha ja aga kahjuks jah, siin ütleme niimoodi, et on näha ju, et kõiki asju, mis tehakse nagu hea eesmärgiga, on inimesed, kes kasutavad neid ka halbadel eesmärkidel ära, et seda vastu vist ka ei saa, et tuleb nagu tuleb. Et see tehisintellekti oht on nagu, et seda asja kontrollida, et Elon sellega ise väga tegeleb, aga samas ta on need ohud välja toonud, et just, et see ei tohiks saada kontrolli või et sellest tuleb nagu väga kaugel hoida, et ei saaks, et kui on see punane nupp, eks ole, et millest välja lülitada tehisintellekt või juhe seinast välja tõmmata, aga kui tehisintellekt aru saab, et selline kontseptsioon üldse olemas, siis ta ühel hetkel avastad, seda juhet ei ole, mida sa ei saa seda välja tõmmata või seda vajutad nuppu, aga midagi ei tööta, et nojah, see vist on ka tõesti selline nagu paratamatu, et see võib niimoodi minna. Aga sa ise oled ka, ma mõtlen just, kas see tehisintellekti teema huvitab sind ja ma näen väga palju, et kas sa oled ise ka mõelnud, et midagi selles suunas kunagi ei jaksa. Ja, et endal on juba nii palju muid eesmärke ja neid. Mulle füüsilised asjad väga meeldivad, et nii palju just niisugust koodi kirjutada ja arendada just koodi ja seda virtuaalset poolt, et see nii palju ei tõmba. Aga ütleme ka see kosmose pool ja ka füüsilisel tasemel, et on nagu päris satelliit ja on need stratosfääri projektid ja on niisugune uus kontseptsioon, et võiks olla stratosfääris ütleme siis droon, mis lendab stratosfääris ja lendab sealt pidevalt. Ja see on üks uus selline arengusuund, et ta saab pakkuda samu teenuseid, mis satelliidid, aga ta ei pea olema orbiidil, teda ei pea raketiga orbiidile viima. Ta on selles mõttes odavam ja ökoloogilisem, aga saab pakkuda samu teenuseid stratosfäärist siis. Ja sellise teema arendamisega praegu tegelen ka siin hobi korras. No tundub, et sul on see oma kese on suhteliselt paigas ja ütleme niimoodi, et siis see ei võimaldagi võtta nagu väga palju muid teemasid sisse, sest muidu sa ei saa ju tegeleda põhjalikult selle oma teemaga, et see arusaadav, et see ei ole, et sa hüppad ühelt ametilt teisele või ühelt teemalt teisele ka. Ja on jah, niisugused nagu füüsilised, käekatsutav mingisugune asi, et see pakub rohkem. Jah, see need mudellennuk ja see stratosfäärisüsteem ja õhulaev ja satelliit ja toimiv langevari. Ja see on oluline selle asja juures. Väga tore. Aga aitäh ja ma loodan siis, et peagi räägime jälle, et kuhu projekt arenenud on. Siin võib-olla siis, ma ei tea, kas mingi aasta või 1,5 pärast on vist mõistlik, et enne on vist palju tööd teha veel, et siis on juba midagi uut rääkida. Ja siis soovin edu ka reedeks ja siin kutsun üles siis kõiki uudistama 27. mai uue projekti esitlust. Ja meil on Facebookist, kui sealt otsida Taltech Satellites, siis tuleb meie leht ja sealt üritus, event, kus siis, et kui on huvi tulla, siis andke märku kindlasti ja kirjutage sealt, regage ennast. Aitäh, tänud kutsumast! Aitäh!